Sel kevadel on 192 Tartu Ülikooli õpetaja-tudengid tuletanud Eesti koolidele abikäe, et üheskoos keerulisest ajast ja distantsõppest edukamana läbi tulla. Paljudele on see aga esimene kord õpetajaametis õpilaste ette astuda. Kuulame neid kogemusi lähemalt. Miks sa otsustasid kooli vabatahtlikuna appi minna? Kuna ma olen tulnud otse gümnaasiumist ülikooli, siis ma pidin ka ise tegelikult 12. klassis olema e-õppel. Mõtlesin ka siis ise ulatada abikäes praegustele õppijatele. See tundus nii õige tegu minu jaoks. Ma tahtsin anda enda endistele õpetajatele, kes siis mind põhikoolis või gümnaasiumis õpetasid, rohkem sellist digipädevuse toetust enda poolt. Tahtsin kindel olla, et mulle meeldib õpetada. Aga mida see kogemus sulle endale õpetas või andis? Ma avastasin, et mulle meeldib õpetada õpilasi väiksemates gruppides. Ja lihtsalt mõne potentsiaal jääb massi sees varju. Olen saanud rohkem aimu sellest, kuidas õpetaja töö välja näeb. Miks õpetajaamet on noorele inimesele hea ja sobiv karjäärivalik? Sa saad olla nii juhi rollis, meeskonnas, nii reaal- kui humanitaar, sa saad asju, mida mõnes teises ametis ei saaks. Et igav õpetajaametis ei hakka, et ükskõik, mis vanuses lapsed sul on, et kas nad on esimese klassi lapsed või on nad juba gümnasistid. Sa oled nende noortega ja lastega nagu ühel lainel, siis sa mõistad neid paremini. Et kui sinu soov on saada aru, et miks õpetaja just seda metoodikat kasutab õpetamiseks, siis kindlasti õpetajaamet on noorele üks parim väljakutse ja parim amet.